Tere õhtust kõigile! Tere tulemast 23. Power Estonia laivi. Meil on taas kord külas väga inspireeriv ja huvitav esineja, kes varsti natuke saab väga tutvustada ennast, enne kui me läheme siis teema juurde. Aga enne seda ma tahaks natuke rääkida Power Estonia kogukonnast ja sellest, miks me neid laive üldse teeme, mis see Power Estonia on. Ja Power Estonia on siis kogukond, mille eesmärgiks on inspireerida ja kõnetada erinevaid inimesi selle eesmärgiga, et nad viiksid enda unistusi ellu. Ja me kutsume siis näiteks nendesse laividesse esinema erinevaid inimesi, kes tegelevad mingi valdkonnaga ja nad teevad seda südamega. Et jagada seda inspiratsiooni, seda ka teistele inimestele, et teised inimesed saaksid seda julgust ja tahet neid asju ka ellu viia. Lisaks sellele me korraldame erinevaid online ja offline üritusi, mille eesmärgiks on aidata inimestel eesmärke seada ja kõiki muid erinevaid isikliku arengu ja enda eesmärkidega seotuid siis eesmärke ellu viia. Ja kui me tavaliselt oleme teinud siukseid laive läbi Zoomi vahenduse, siis tänasel päeval olen ma üldsegi Poolas Valgevene piiri ääres siin Heleriniga ja meil tekkis ka võimalus ka füüsiliselt siukest laivi lindistada, nii et siis siin me nüüd oleme ja kindlasti jälgige meid YouTube'is, Facebook'is ja Instagramis, et millestki ilma ei jääks. Aga nüüd, Helerin, võib-olla sa räägiksid natuke algul endast, kes sa oled, kust sa tuled, mille kõigega sa tegeled? Jah, tere ka minu poolt. Mina olen siis 20-aastane Pärnust pärit tüdruk, Helerin, ja peale põhikooli Pärnus liikusingi siis Tallinnasse veidi iseseisvama elu peale ja alustasin siis gümnaasiumi Tallinnas. Nüüd ma käin juba teisel aastal ülikoolis ja õpin avalikku haldust ja riigiteaduseid. Lisaks sellele õppimisele käin ka siis veel tööl, praktikal Raadio 2-s. Väikest viisi tegutsen ka DJ-na ja olen käinud näiteks erinevatel üritustel siis mängimas, kuhu mind on kutsutud. Näiteks Pärnus on selline väga tore koht nagu Karussellikohvik, mis on suviti ülipopulaarne koht. Siis näiteks Tallinnas ma olen käinud lauluväljakul, toidu- ja automessil, katusekohvikul ja ka sellises ägedas baaris nagu Nümf. Seega võin öelda, et tegelikult mul on väga palju erinevaid huvisid ja praegu minu elu eesmärgiks ongi olla võimalikult avatud uutele kogemustele ja tutvuda paljude võimalustega, et ma saaksin rohkem siis ennast arendada, kas siis hobi, töö või niisama oskustega, et siis leida see enda kutsumus. Vau, sul on nagu, mul tekkis kohe küsimus, küll me jõuame sinna detailidesse ka sellega, aga nagu sa tõid praegu välja selle, et sa käid praktikal, sa käid tööl, sa käid koolis ja sa jõuad veel olla DJ ka. Ja lihtsalt, kuna ma olen hästi palju puutunud kokku nende inimestega, kes näiteks käivad täiskohaga tööl ja siis nad ütlevad, et ma tahaksin näiteks, ma ei tea, trenni teha, aga mul ei ole üldse aega, mul on kogu aeg kinni, onju. Ja nüüd sa räägid, põhimõtteliselt võime öelda, et kool on nagu tegelikult täiskohaga töökoht. Selle kõrvalt on sul veel üks töökoht siis, pluss sa veel käid praktikal, pluss sa oled veel DJ. Et äkki sa saad paari lausega või paari mõttega öelda, et nagu, et kuidas sa selle aja leiad, kas sul on rohkem kui 24 tundi või mis su see saladus on? Kindlasti ei ole mul rohkem kui 24 tundi, aga nagu kool on selline must have asi, kus sa pead käima või nagu võiks käia, et ennast arendada, siis töö nagu ka juba minu vanusena nagu võiks käia. Aga kui ma teeks ainult need kahte asja, siis ma kardan, et ma mentaalselt ja emotsionaalselt ei saa ennast nagu täiendada, et ma ei oleks rahul sellega ja sellepärast ma olengi kogu oma aja, viimasel ajal on see eriti tihe, aga ongi planeerin niimoodi, et natuke teen ühte asja, natuke teen teist asja, sest et ma ei suuda nii, et ma teen ühte asja täiskohaga, vaid ma nagu jupitangi, et natuke käin tööl, natuke käin koolis ja siis ülejäänud aja kõrvalt siis üritan veel omale bookida nagu veel erinevaid tegevusi, sest et ma olen selline, kes ei armasta üksluist elu ja sellepärast ma otsingi endale erinevaid tegevusi, mis hoiaksid mind ärksana ja tegevuses. Vau, see on mega, see on nagu, ma arvan, et siin on jällegi palju inspiratsiooni meie
meie vaatajatele, et sul on 2 asja, mis on nagu tunned, et sa must have pead tegema, onju, aga siis mitte ei olegi see, et sa lähed nüüd masendusse, vaid okei, ma teen teisi asju ka ja leian seda aega, et see on mega äge. aga sa tõid välja, et sa õpid avalikku haldust ja riigiteadust. et võib-olla sa natuke räägiksid lähemalt, mis see tähendab ja mis see, ütleme, asi on, et kuidas sa selleni jõudsid, et miks sa just selle valiku tegid? Ma arvan, et ma valetaks, kui ma ütleks, et minu valikul ei olnud määravaks see, et ma peaks ennast kuidagi nagu perekonna eest tõestama. et see oli väike sihuke punktike, mis pani mind otsustama. aga algselt oli mul tegelikult eesmärk minna õppima õigust, aga kuna minust oli nii palju parema punkti tulemusega inimesi, kuigi ma sain kandideerida, aga ikkagi neid oli palju rohkem, siis kahjuks ma sinna sisse ei saanud. aga ma võtsingi seda, et ju siis niipidi minema ja vaatasin omale uue suuna. ja väga sarnane õigusele oligi siis sellel hetkel avalik haldus ja riigiteadused. ja siis selle valiku ma tegin ja sinna sisse ma sain. aga lisaks siis õigusele, mida ma nagu otsisin avalikus halduses ja riigiteaduses, teeme me siis veel poliitika kujundamise õpet, õigus ja lisaks siis veel riigiorganisatsioonide kõigest see nagu toimimine. et mul on tegelikult kogu aeg olnud sihuke väike huvi selle vastu, mis maailmas toimub ja ka nii-öelda vanemad on natuke mõjutanud mind, et ma nagu mõtleks selles suunas ja sellepärast ma siis valisingi selle ala. aga kuna nagu see teema on veidi laialivalguv ja selles on nagu nii palju erinevaid võimalusi veel edasiõppimiseks, siis ma nagu praegu mõtlengi, et mul ei ole tegelikult see selge veel, et mida ma edasi tahan teha, et mul on nii palju võimalusi, kuhu minna, peamiselt riigisektorisse, aga jaa, et ma tegelikult ei ole praegu väga kindel, et mida ma siis täpselt veel edasi teen sellega. okei, vau. siin on jälle nüüd väga põhjalikult see eriala nüüd võib-olla lahti selgitatud ja ma nüüd tean ka paremini, mis see täpselt tähendab, et enne oli natukene segane minu jaoks võib-olla see eriala nimetus ka. aga sa mainisid ka DJ-ks olemist, sa mainisid seda ja nagu ma aru saan, siis see DJ-ks olemine, et see on nüüd nagu see su südame kutsumus võib-olla rohkem on ju, et seda sa ei tegelegi teise pärast. et äkki sa oskad ja jagad seda lugu, et kuidas sa jõudsid selle DJ show'ini, kuidas sa nüüd päriselt jõudsid siis nii-öelda DJ-ks ja samal ajal võib-olla anda ka natuke seda nagu kuna DJ-s on siuke loov, ütleme, ta on, võime öelda, et ta on loovamet. ja ma tean, et hästi paljudel loomeinimestel on see suur hirm, et nad nagu teevad nagu salaja, nad ei julge nagu kapist välja tulla nii-öelda. et kas sul ka siuke hirm oli ja kuidas sa seda siis ületasid? no esiteks siis, kuidas ma selleni jõudsin, et võib-olla see on juba nii tavaline lause, aga reaalselt muusika on minuga juba sünnist saati kaasas olnud. alustades siis sellest, et vanemad mängisid kogu aeg, muusika kodus käis ja muidugi siis hiljemas elus, kui ma olin juba veidi suurem, eks ma kuulasin ise ka Youtube'ist erinevaid laule ja nüüd oli 5 aastat tagasi näiteks Festival Weekend, kus ma siis nägin oma iidoleid, kes olid siis DJ-d, näiteks Martin Garrix, Avicii, keda kahjuks enam ei ole, aga ma olen nii õnnelik, et ma nägin neid. ja kogu aeg oli see tahtmine selles, et vau, see on nii lahe, neil on nii äge muusika, et ma tahaks ka olla ükskord seal laval ja teha samu asju kasvõi nendega koos. ja no see läks juba vahepeal üle, siis mida edasi, me läksime perega näiteks Saku Suurhalli My Hits Music Awardsile. see oli siis see punkt, kus DJ minuni jõudis. ma nägin laval sellist DJ tood nagu Whatever ja nende show oli jälle nii äge, ma olin lihtsalt nii vaimustunud ja siis seal õhtul ma mõtlesin, et vau, ma lähen koju, ma otsin internetis, kuidas saada DJ-ks Eestis ja järgmine hommik ma juba leidsingi perfect koha, kuhu minna ja selleks oli siis noorte DJ kool. ja võib-olla ütleksingi tervitused edasi noorte DJ koolile ja Peeter Taimele, kes siis mind sellel teekonnal aitas ja mind kohe vastu võttis. Ongi, et DJ kooli siis põhiline
peamine asi, mis teeb selle eriliseks, ongi see, et me läksime kohe väga kõrgtehnika juurde harjutama. Me nagu esinesime inimeste ees, oligi, et minu esimeseks esinemis- ja harjutuskohaks oligi katusekohvik, mis juba andis julgust juurde, et me ei mänginud muusikat endale kuskil ühes ruumis, vaid juba kohe inimestele. Et see on ka muidugi väga atraktiivne asi, mida sa saaksid kohe teha. ja see ongi kõik praegu. Ma arvan, et siin oli praegu hästi siuke, vähemalt minu jaoks oli siuke hästi lahe näha seda nagu eelneva 2 küsimuse ütleme võib-olla erinevust. Et kui ma küsisin selle avaliku halduse riigiteaduse kohta, siis sa rääkisid ka passioniga ja niimoodi, aga kui sa praegu rääkisid teach'ist olemisest, siis oli näha seda puhtalt südamest. Et siin on võib-olla nagu on näha seda, et see on see, mis sa nagu südamest tahad teha, et aga siin on ka võib-olla, see on natukene võib-olla ette ennustatav vastus ka onju. Aga kui sa nüüd täna saaksid nii-öelda valida, et sa ei peaks ütlema, ma ei tea, sissetuleku ja siukest asja pärast muretsema, et sa saad nüüd nagu kas töötada DJ-na ja minna nagu sellesse valdkonda või siis valida endale siis nii-öelda avaliku halduse ja riigiteaduse tee, et kumba tee sa valiksid, kui sa ei peaks mõtlema nagu rahalistele ja muudele sellistele vahenditele? No väga lihtne vastus minu poolt, kindlasti valiksin DJ-na olemise. Juba nagu sa nägid eelnevate vastuste põhjal, siis mu see passion on rohkem muusika peal ja ma arvan, et see on tähtis, et sa oleksid emotsionaalselt õnnelik ja rahul, millega sa tegeled, et see muusika mängimine ja muusika nagu annab kõik need head tunded mulle ja ma arvan, et kui sa tahad elada õnnelikku elu, siis sa pead tegema asju, mis toovad sulle selle hea tunde, et näiteks avalikus halduses, eks seal on ka nagu häid võimalusi ja eneseteostamist, aga jah, reaalselt minu jaoks on see muusika mängimine ja inimeste emotsioonid sellel ajal, kui ma mängin, kõige tähtsamad ja ma arvan, et õhtu lõpuks ma oleksin õnnelikum ikkagi DJ-na. Seda on nii äge näha ja mulle meeldib see sõnastus, et õhtu lõpuks, sest DJ õhtu lõpuks nagu pea lõpuks. Aga siis ma küsiks siukse küsimuse veel, et nagu sa ütlesid, et sul see esimene siuke suurem võib-olla, et ütleme, et sünnist saati oli sul juba muusika connection, aga siuke esimene see tunne enda, kui sa nägid 5 aastat tagasi neid suuri DJ-si asju. Et kui sa nüüd täna saaksid oma nagu tänaste nagu ütleme, lähme natukene enda maagiasse, et sa saaksid oma nagu tänaste teadmiste, tänaste võimalustega minna sinna aega tagasi. Kus sa siis olid, kui sa seal nägid neid Avicii ja neid kõik nägid. Jah, et siis mida sa võib-olla teeksid täna teistmoodi või mida sa soovitaksid sellele inimesele, kes täna on nagu seal faasis, et kui keegi täna kuulab seda ja ta tunneb, et tema on just praegu näiteks ka see, kes just nagu võib-olla sai selle inspiratsiooni ja tunneb, et vau, et see on see asi onju, et mis oleks see nagu üks samm, mida sa võib-olla teeksid teistmoodi või teeksid kiiremini, kui sa nüüd nagu enda päris eluloos tegid? Ma arvan, et sellel hetkel mul lihtsalt ei olnudki isegi seda teadmist, et on võimalik üldse õppida nagu DJ kool, see on midagi nii nagu see ei ole üldse tavaline asi, mis tegelikult on, aga ma ei oska, ma arvan, et oleks võinud kohe uurima hakata nagu selle õppimise kohta. Võib-olla oleksin võinud juba kohe endale muretseda need DJ tehnika asjad, ehk siis on ka siukseid tagasihoidlikumaid kontrollereid ja kõlarid on olemas tavaliselt, aga jaa, ma arvan, et mul jäi see teadmatuse taha rohkem. Okei. Aga sa mainisid praegu uuesti ja enne tõid ka välja selle noorte DJ kooli, et see on nagu, ma aru saan, siis see on ka siuke asi avatud nagu, et kui keegi näiteks täna tunneb, et tahab sinna minna, siis on nendega võimalik kaardistada. Jaa, see on mega lahe koht, nii palju võimalusi, et esiteks sa saadki väga professionaalse tehnika peal harjutada ja inimeste sees juba mängida ning lisaks sellele pakutakse sulle juba nii-öelda enese teostamiseks juba üritusi, kuhu sa saad minna mängima ja seda kogemust saama, et see annab nii palju juurde, et sa pärast julgeksid ise juba kirjutada inimestele, iseennast promoda, et jaa. Kindlasti pärast laivi küsin sult selle noorte DJ kooli andmeid ja siis me pärast paneme need siia laivi alla, sest meie laiv on ka järgi vaadatav, ehk siis ärge muretsege, kui te tulete siia praegu poole pealt, siis midagi ei jää ilma ja te saate hiljem seda ilusti järgi vaadata. Ja siis kõiki neid linke ja asju ka näha. Aga
no ma küsin ühe küsimuse, mida ma olen küsinud kõigilt meie laivi esinejatelt. ja see on inspireeritud minu mentorilt saadud idee põhjal. ja nimelt siis see idee seisneb selles, et kui me nüüd praegu siin laivis esineme niimoodi ja inimesed vaatavad, siis tihtipeale inimestel jääb siuke mulje, et okei, et noh, et Elerin on jah mingi suur kõva tegija onju, et ta on seal ekraani ees onju ja nüüd ma vaatan teda, et tema saab kõigega hakkama onju, aga mina ei ole selline, et mul on mingid ebakindlused või mul on mingid hirmud ja asjad. ja tegelikult meie ju ise teame, et me ei ole ideaalsed inimesed, me teame, et me teeme asju nii-öelda valesti või jätame tegemata või nii-öelda lähme mingite probleemidest peitu. ja see küsimus on tegelikult siis väga lihtne, et kas sul on näiteks mingeid asju, mis sa täna tunned, et sa peaksid võib-olla kuidagi paremini tegema või rohkem sellele vaeva nägema, aga kuidagi kas siis teadlikult või alateadlikult mugavustsooni pärast või siis millegi muu pärast sa nagu lükkad seda vaikselt edasi. ja lihtsalt, et inimesed nagu haakuksid võib-olla meiega paremini, et näha, et nagu me ei ole ka ideaalsed või noh, võib-olla sina oled. kindlasti mitte. Noh, selline tavalisem vastus on, et jaa, kõik koolitükid ma lükkan alati edasi, et see alati on niimoodi. Aga mida ma kõige rohkem tunnen, et ma tean, et ma teen seda valesti, aga ma samas kogu aeg teadvustan, et ma teen seda, on see, et ma lükkan edasi kogu aeg seda enda tunnete ja emotsioonide tundmist ja nendega tegelemist. Et võib-olla see on ka tingitud sellest, et ma nagu tunnen, et ma ei oskagi nendega nagu tegeleda. Ja võib-olla siis ma nagu vajan kas mingit kõrvalist abi või niimoodi, aga see on ikkagi selle enda emotsioonidega tegelemine. Et kui ma kogu aeg nagu neid edasi lükkan, siis noh, nagu kõigi asjadega need lõpuks kuhjuvad ja siis sa lõpuks plahvatad, noh nagu näiteks kooli asjadega, et sa ei jõua neid ära teha. Aga ma arvan, et see on hästi oluline, kui sa nagu tegeled enda tunnetega kõige esimesena. Et see ongi, et miks ma valiksin rohkem pigem DJ-na olemise, sest emotsionaalselt see teeb mind palju õnnelikumaks ja ma ei lükka neid asju edasi, sest et ma tean, et see teeb mind õnnelikuks. Et võib-olla et tegeleda endaga ja leida endasse rahu kuidagi, sest et praegu nagu, kuigi ma teen nagu väga palju asju korraga, nagu sa ennem ütlesid, siis sellistes olukordades võib-olla, et sa jätad enda tunded ja mõtted nagu tahaplaanile, lihtsalt peaasi, et sa oleksid nagu kogu aeg tegevuses, aga tegelikult on ülioluline, et selle kõige kõrvalt sa leiaksid endale selle vaba aja, et mõelda kõik asjad läbi, et kas sa oled õnnelik ja. Okei, see on ka väga, väga hea ja aus vastus ja see on tõesti annab seda inspiratsiooni. Ma olen nagu ka selle sama laivi ajal juba, ma olen praegu samal ajal kui ma küsimusi küsin, olen proovinud ka märkmeid teha, nii et kindlasti see on ka jällegi asi, et ikkagi kui ma küsin siin küsimusi, ma ei saa ka minna nii süvitsestesse, aga kindlasti ma ise kasutan ka seda võimalust ja kuulan seda laivi järgi lihtsalt sellepärast, et saada nagu need mõtted siit kõik välja, et siin on nii palju seda kulda tulnud. aga kui me võtame, noh kuna meil lihtsalt vaikselt surub aeg peale, siis kui me võtame nagu kokku selle, ütleme su teekonna, korraks ütleme kõik, ütleme see DJ teekond, üldse see nagu see teekond, mis on teinud sinust selle inimese, kes sa täna oled, siis kas sellel teekonnal on mingid võib-olla raamatuid või podcast'e või mingeid inimesi, kes on sind nagu inspireerinud, kes on andnud sulle mingeid mõtteid ja mida sa soovitaksid ka siis teistele, ütleme raamatute või podcast'ide näol või lihtsalt nagu huvitav teada, et mis inimesed sind inspireerinud on? No, ma valetaks, kui ma ütleks, et ma olen suur raamatuhuviline. Sest et jah, kooliajast on mul see küll käinud, et ma pean midagi lugema ja see kuidagi vastutahtmine on minust selle nagu eemale lükanud, kuigi ma üritan nagu sinna raamatu lugemise teele tagasi jõuda. Aga nii-öelda mentaalselt on mul küll üks podcast, mis on muidugi inglise keelne, aga selle nimi on New Mindset Who This. Ja see on siis Mindset, kus Case Kenny, kes on siis selle autor, toob välja erinevaid olukordi elus, on see siis nii-öelda su mõtlemine või on see siis kellegagi suhtlemine või on üldse enda nii-öelda avastamine, enda nagu lemmiktegevuste leidmine, enda unistuste täitmine. Et see podcast, hästi tihti tuleb neid uusi episoode, et see podcast on tegelikult väga hea ja on mind väga palju aitanud, et ma olen seda juba väga pikalt kuulanud.
ja kui räägida näiteks DJ maailmast, siis minu inspiratsiooniks on olnud selline DJ nagu Peggy Go, kes on siis Lõuna-Korea DJ ja no tema stiiliks on rohkem selline tehno või siis funky house ja tema eluloost siis siiamaani on ka see välja tulnud, et tegelikult ta läks õppima midagi, mida ta nii väga ei tahtnud õppida ja just sellepärast, et ta nagu vanemad surusid, aga et ta leidis ikkagi selle tee nagu tagasi, et tema on mulle olnud inspiratsiooniks nii muusika, stiili, üldse otsuste tegemistega ja ma väga hindan seda. Okei, jällegi väga head soovitused, mis me kindlasti paneme ka siia laivi alla, et neid saab kuulata ja vaadata. Aga võtame nüüd nii, et praegu meil on aasta 2021 ja nüüd kujutame korraks ette, et on aasta 2031 ja me oleme siin samas Valgevene piiri ääres Poolas ja teeme järjekordselt laivi sinuga ja kõik on läinud täpselt nii, nagu sa oled plaaninud. Kõik läks nagu täpselt nii, nagu sa oled praegu plaaninud. Kõik on nagu nii läinud, nagu sa oled tahtnud. Kus on Helerin 10 aasta pärast, millega Helerin tegeleb 10 aasta pärast? Milline su, ütleme siis, elu 10 aasta pärast välja näeb? 10 aasta pärast olen ma hobi korras tegutsev DJ, kes on oma eluga väga rahul ja väga õnnelik ja ma olen kindel, et ma olen ümbritsetud ainult toredate ja heade inimestega ning ma arvan, et see Helerin on ka väga veel väga palju unistusi täis, mida ta tahab kindlasti korda saata. Vot. Vau, see on nii hea, ma siin ei jõua isegi märkmeid jälgi kirjutada. Aga tegelikult siuke, ütleme siin nagu, kui me praegu võtame kogu seda, ütleme siis teemat ka veel lahti, mis me oleme siin rääkinud. Ütleme DJ-ks olemine on ju, siis kõik see avalik haldus, kõik need, ütleme siis ka tööl käimised asjad. Et tihtipeale on ju see, et nagu sa ütlesid algul, et kool on nagu must be, siis töö on nagu must be, et siis kuidagi ära elada. Et aga need asjad on ju tihtipeale need, mis nagu ütleme, me tuleme nii-öelda töölt või koolist on ja meil pole nagu energiat enam on ju, et et me oleme nagu endast kõik andnud, et kas sul on ka võib-olla mingi siuke võlusõna või asi, et nagu, sa ütlesid küll, et nagu, et sa pead seda tegema, et siis nagu sul oleks nagu iseendale midagi ka on ju. Aga see, et kui sa nagu nüüd oledki seal kodus diivani peal, jõuad sinna diivani peale, et kuidas sa nagu ütled endale, et Helerin, tõusu püsti, go for it, tee seda on ju, et kus sa nagu, kas sul on nagu mingi võib-olla nipp või asi, mida sa oskad jagada, et kuidas sa nagu suudad end selle diivani pealt nii-öelda püsti ajada? Väga raske küsimus. Vahest ei tea isegi, kuidas ma seda teen. Aga ma arvan, et sa lihtsalt pead mõtlema kogu aeg, et asjad juhtuvad põhjusega ja sa oled selles elumomendis põhjusega ja et tõesti, et kui sa usud ja võib-olla unistad rohkem ja kõva häälega, võib-olla isegi paned kirja, siis nagu asjad lähevad sinna suunas, nagu sa tahad. No ja muidugi lisaks selle kõigele on ka muusika, mis mind väga palju inspireerib voodis püsti tulema või jooksma minema või tööle minema. Et jah, aga peamine on ikkagi see, et kui sa teed seda tööd, kui sa teed kooli, et siis sul peab olema midagi, mis sind tõeliselt nagu rõõmustab, sest et nagu ongi see, et kui sa käid tööl ja koolis või sa käid ainult tööl või sa käid ainult koolis, et siis nagu see võib juhtuda üks hetk, et sa väsid ära. Aga jah, et iga inimene peab leidma selle mingi sära, mis toobki sind, mis see sära lõpuks. See on nii õige ja nii hea. Nagu ma jällegi, et meie ja need vastused on täpselt need, mis nagu ütleme nii nagu kõnetavad ja annavad inspiratsiooni. Aga nüüd ma kõige lõpetuseks annaks siukse ühe nii-öelda küsimuse, mis otseselt võib-olla ei ole küsimus. Et kujutame nüüd korraks ette, et see praegune live. Keegi inimene vaatab seda, aga ta jäi nüüd kõigest eelnevast ilma. Ta ei saanud eelnevat mitte midagi kuulata. Ja sa saad nüüd nagu ühe mõtte või ühe lausega öelda midagi, mida sa tahaksid, et sinust jääks inimesed mäletama siin laivis. Et mis see nagu ütleme see üks mõte või siuke sisemine tunne on, mida sa tahaksid jagada. Et kui kogu see lev info nüüd nagu, et sa ei oleks saanud seda jagada ja nüüd sa tahaksid ühe mõtte ja need inimestele edasi anda. Et mis see mõte võiks olla? Minu mõte, mille järgi ma olen siiamaani elanud, on see, et ole sa ise ja ära
ära näita end kellegi teisega, sest et tegelikult see, kes sa oled, see on nii lahe inimene. Ja isegi kui sa ei meeldi inimestele, siis sa pead meeldima endale, sa pead olema rahul endaga rahu tegema ja tegemagi seda, mis sulle nii väga meeldib. Ehk siis minu mõte on see, et ära kuula, mida teised inimesed räägivad, vaid usalda iseennast ja enda sisetunnet. Super, see on nii jällegi siuke nagu see on nagu kirss tordile praegu, mis siia lõppu veel tuli. Et mina sain väga palju inspiratsiooni, siin on väga palju häid mõtteid ja ma kindlasti kuulan meie seda laivi ka järgi. Aga aitäh kõigile, kes siin ka meid kuulasid, aitäh Helerin sulle, et sa olid nõus meiega siia tulema rääkima. Ja siukseid laive teeme tegelikult iganädalaselt ja see nagu meil on ju iga nädal täiesti erineva valdkonna inimene. Aga me kõik võime nõustuda, kõik need inimesed, nendel see sära on silmis ja nad teevad midagi, mida nad armastavad. Ja kindlasti, kui sa seda vaatad, siis see on sama julgustus ka sulle, et vii oma unistused, eesmärgid ellu. Aga et saada inspiratsiooni ka järgmisel nädalal, järgmisel teisipäeval meie järgmises laivis, siis like'i meid Facebookis, Instagramis, jälgi meid ja YouTube'is subscribe'i meid, et saada informatsiooni meie järgmiste tegemiste kohta. Ja näeme juba järgmisel teisipäeval. Ilusat õhtut teile ja aitäh teile kuulamast. Tšau!